Vesioina, rõugeööbigu oroh. Vesioinas on niisääne massin, mida pruuk juuskva vee jõudu, tolle jaos, et vett üles mäkke pumbada. Määnestki muud jõvuallikat seo massina töö jaos vaia ei ole. Tindioro talo peremiis Johansoni Friedrich ehit edimätse Vesioina 1931. aastagal. A ta ees tiia, et õkva nii samasugune massin on Prantsusmaal patenteerit juba 1796. aastagal. Seo kaunis ainulaadne massin tege tüüd parhillaad sõauni ja tema nõst üte ööpäevaga umbes täpsele 3 kuupmeetrit vett 30 meetrit korampale ja täveste ilma elektrilda. Vesioinas sobi hästi nii säänsehe paika, koh on juusk ja vesi ja koh viitaseme oma eri korguisi pääl. Rõuge saava vesioina tüüteta teno tuule, et tahom lätte, mida ei külmu eski talvel kinni. Vesioina tüü põhimõte on siis niisääne. Vesijuusk lättest välja ja lüü klappi kinni. Tegünes press vai surve, mida paiskas osa vett üles. Õhk pressitas kokku ja tuu toukas vii ülespoole paaki. Klapp lätt vallale ja kogu tsõõrnakas vahtsast pääle. Vesioina tüü põhimõtte skeem. Nummer 1 on toit ja läte. Säält juusk vesi müüda päevoolu torro, tuu on number 2, ja võtt üte löögiklappi, tuu on numbriga 3. Löögiklapp lätt kinni ja siis tegünes hydrauliline lüük vai rõhu järsk nõsemine. Tuu lüük lükatas vesi survekambri alaotsa oleva klapi kaudu survekambrihe. Survekammer on number 4 ja tuu klapp on number 5. Kui viisammas päälevoolu toroh jääs haisma, siis satas löögiklapp tagasi edimäste asendihe ja tsõõrlet vahtsale käüme. Ega lüük vii survekambrihe vett mano ja press sääl oleva õhu kokku. Kokku pressit õhk lükkas vett peenempat toropite mäest üles viipaki. Tuu peenem toro on numbriga 6. Päälevoolu toroh on mulk, kost vesi ega lüügiaigu üles prits. Ja tuud on vaja tolle jaos, et survekambrihe tulesi üteh viiga õhku ka.